Hei hopsti kõigile, kuidas ta läheb? Minu nimi Stenjan. Ma ütlen ausalt, Eesti ühistransport on tegelikult päris dope. Ja ma mõtlen just sellepärast, et see on tasuta. Nagu mõelge, meie noored ei pea mitte midagi maksma, et saada sõita tasuta Tallinna ühistranspordiga. Meil on lihtsalt vaja rohelist kaarti ja see on kõik. Kuid on ka palju asju, mis mind tegelikult täiega häirivad selle kogu ühistranspordi jama juures. Ning minu kui eestlase rahvuslik õigus, julgen ma isegi öelda, et kohustus on vinguda asjade üle, mis mulle ei meeldi. Ma arvan, enamus meist, kes on sõitnud Tallinnas ühistranspordiga, on pidanud läbi elama mingisuguse ebamugava situatsiooni. Ning kuna mina isiklikult kasutan ühistranspordi väga-väga palju, siis mul on olnud suur rõõm kogeda väga-väga palju ebamugavat. Okei, alustame sellest, et sa oled bussipeatuses ja ootad rahulikult bussi. Kõik on chill, päike paistab, linnud laulavad, inimesed naeratavad, kõik on tore. Kõik on ilus. Ja siis järsku sa näed, eemalt on näha bussi, mis tuleb sinu peatuse poole. See on sinu buss. Ja siis see algab. Sinu ümber hakkab pihta hullsebimine. Järsku ei kuskilt on maalt välja tulnud üks suur kari vana inimesi, kes on valmis tegema tormijooksu bussile. Sest neil on vaja essana istuda. Neil on vaja essana bussi saada ja neil on vaja essana istuda. Sialgul näitab karjajuht enda sõpradele, et buss on tulemas. Siis ei saa enam neid peatada. Siis hakkab tormijooks. Nad lihtsalt tormavad läbi inimeste, majade, seinade. Te kindlasti mõtlete, et asi ei saa ju tegelikult nii hull olla. Uskuge mind, asi on tegelikult veel hullem. Isegi kui sa proovid kohe sinna tee äärde minna, et kui buss tuleb, siis saad bussi just ees ja saad kohe essana sisse minna, siis need vana inimesed lihtsalt jooksevad sust karjaga üle. Ja okei, vahepeal mõni viisakam vana inimene lihtsalt peksab su kotiga vahes omaks, jätab su sinna maha veritsema ja läheb rahuliku südamega bussi. Ja kõige haigem on see, et need vanad inimesed ei löö isegi enda rohelisi kaarte läbi. Ma kutsun teile mupa järgmine kord. Ja mina ausalt öeldes pole selline inimene, kes hakkab vägivaldselt trügima, et buss essana sisse saada. Seega ma pean alati neid essana laskma. Ma tahaksin lihtsalt välja tuua, et point pole tegelikult selles, kes saab essana bussi ja kes saab essana istuma. Point on selles, kuidas vanad ja just eelkõige vanad naised kohtlevad noori ja tegelikult kõik inimesi. Ma olen näinud, kuidas sa kohtavad ka täiskasvanuid väga inetult. Kõige naljakam on see, kui need vanad inimesed hakkavad omavahel nagu trügima ja togima. See on reaalselt kino. Okei, oletame, et sa oled lõpuks siis bussi jõudnud enda paari katkise ribiga ja sinise silmaga ning leiad ühe mõnusa istekoha. Sa istud rahulikult maha, toetad selja vastu seljatuge, et just seedida seda kõike, mis toimus. Ja su seljatugi on läbi märg. Jah, see juhtus minuga see suvi. Ma läksin bussi, istusin maha, toetasin selja vastu seljatuge ja see oli läbi märg. Ma tundsin, kuidas see lirtsus. Ja see oli ebanormaalselt märg. See ei ole see, et keegi palaval suvepäeval higistas. Saad aru, see lirtsus. Ja mul pole siiamaani õrna aimugi, mis see tegelikult oli. Ning aus olla siis ega ma väga teada ei taha ka. Nüüd ma ei tea, mis värk sellega on, aga iga kord, kui ma õhtuti bussiga sõidan, siis buss on täiesti nagu tühi, on ju. Saad aru, õhtul väga paljud inimesed ei sõida. Buss on täiesti tühi, sa võtad mõnusa istekoha endal sisse, kedagi ei ole su läheduses. Ja siis tuleb bussis üks vend. See üks vend, kes istub täpselt su kõrvale. Täpselt su kõrval. Sa võid istuda sinna, sa võid istuda sinna, sa võid istuda sinna. Ei, sa istud siia. Saad see inimene aru, et ma olen eestlane, on ju? Saad aru, mul on vaja enda personal space'i, mul on vaja privaatsust. Nagu sa ei tule mulle lähemale kui 10 meetrit. Bussiga sõita on tegelikult alati väga-väga riskantne ettevõtmine. Sa ei viia teada, kas mingi vend äkki ajab sulle pool enda poki pudelist peale või mida iganes. Lihtsalt point on selles, et sul on 50% võimalus, et selleks ajaks, kui sa bussist väljud, haised sa nagu šaku õlu ja lauaviin segamini. Ja ma nüüd päris täpselt ei teagi, kas see on bussis olev kange alkoholi hais, mis mind uinutab, või on see vana inimestel tuleb küüslaugu lõhn. Kuid ma jään bussis reaalselt iga kord magama. Iga kord. Ja mul on sellepärast reaalselt mitu korda nende peatuse maha maganud, ma olen mitu korda unes võpatunud niimoodi, kui ma silmad lahti jään, siis inimesed vaatavad nagu ma oleks mingi närvihaige. Ühesõnaga, see on probleem. Ma ei taha bussis magama jääda. Ja kui ma saaks valida ühe koha, kus ma ei tahaks magama jääda, kus on väga ohtlik magama jääda, siis see on Tallinna ühistransport. Aga selleks korras ongi kõik. Suured tähted vaatasite mu videot. Kui teil on juhtunud midagi naljakat, ebameeldivat, hirmsat Tallinna ühistranspordis, siis kindlasti kirjutage alla kommentaaridesse enda väike looke, et ma saaksin ka natuke naerda. Ja ega midagi. Meie teiega näeme juba üsna pea, seega tšau! Ja by the way, kool on kohe pea algamas. Seega head kooli teile kõigile. Batman, Joker just put me on acid. You on the way like a maverick, we need to make something happen. Batman, please put me on new fashion.